Kalmer, tere tulemast. Tere. See on põnev uudis, et sina oled siin. Aga meil on üks ühine tuttav. Jah, mina ka ei teadnud seda enne, kui me sinuga olime juba kokku leppinud mingites punktides, mida me teeme, kuidas me teeme, millal. Ja siis selgus, et minu kunagine ümmarguselt 15 aastat tagasi sõber, väga-väga hea sõber, on su poeg. Jah. Vaat, kui väike on Eesti. Väike, jah. Ja kui ma talle seda lugu rääkisin, et tulen Krisi juurde, et aeg on kokku lepitud, siis ta oli tükk aega oli vait, et kuule, ka ma tean seda inimest ja päris lähedalt ja tegelikult ma arvan, et te mõlemad võite olla uuesti valmis suhtlemiseks, sellepärast, et tal on ka elu huvitav olnud ja on oma ala tegija ja et väga vinge. Ta on hullult paugutanud, ma ikka olen silma jäänud, kuidas ta seal toimetab müügivaldkonnas ja väga edukalt ja mul on rõõm olnud näha, kuidas on toimunud elus teatud kannapöörded ka. Ja. No vot, Eesti on väga väike, nii et kes iganes kuulab, vaatab, kunagi ei tea, mis pidi sa kellegiga kokku oled saanud või kuskil kedagi mingi pidi tead ja see on mõne mõttes, ma arvan, et selle osa, ilu osa ja ma ütleks isegi võib-olla seda, et enne kui lähme päris nagu tänast teemad juurde, Kalmer, et ma ei tea, kas sa oled nõus ja kas sa oled kogenud seda. Me ütleme, et Eesti on väike, maailm on ka väike. Mul oli kunagi, kui ma läksin Austraaliasse, juhtus sükke huvitav kogemus, et ma olin Austraalias elukaaslasega, seesama, kes nägid just. Olime seal koha peal olnud võib-olla 2 kuud, võib-olla vähem. Ja siis üks grupis kuskil Facebookis oli, eestlased Austraalias grupis oli postitus, keegi küsis nõu üks tüdruk, mida nagu ette valmistada, kuidas sinna tulla, kus keegi mida soovitab ja kus te olete. Mitte meilt, aga nagu üleüldse grupilt. Ma vastasin ka midagi, et ma ei tea, valmista ennast ette, et riided kaasa ja bla bla bla, üldist infot, enda kohta midagi rääkinud. Ja läks umbes 2 nädalat mööda sellest postitusest või selle postituse kommentaarist ja kõnnin siis oma nagu sellis elamu piirkonnas, kus oli siuke nagu mingid karavan nii-öelda park justkui, kõnnin nagu ühe oma toast kööki ja mööda lähevad noorpaar. Ja vaatan, jube tuttav näoga tüdruk, aga ma ei tunne teda. Nagu lihtsalt tekkis tunne, et jube tuttav inimene. Et Eesti nägu. Jah, et Eesti nägu. Ja saad aru, see oli see sama tüdruk, kellega ma olin vestelnud pärast ka nagu jaganud kommentaare, mismoodi meie oleme nagu kohanenud siia. Ta ei teadnud, kus meie oleme, me ei teadnud, kus tema on. Ta oli Eestist oled kirjutas ja ta jõudis oma kutiga täpselt samasse farmi, samasse regiooni, osariiki, piirkonda elama, kus oli meie ja meiega koos töötama ja meist said väga head sõbrad ja see härra, tüdrukuga nii väga ei suhtle, aga härrast ta sai üks mu parimat sõpru. No, ja vaatame, kui ma olen väikendega maailma, et kirjutab sul keegi Eestist, ma olen Austraalias, me vahetame mõtteid, asukohta ei vaheta ja ta tuleb nädala pärast täpselt sinna. Mis on see nagu tõenäosus? Nagu absurd lihtsalt. Tõenäosust ei ole, aga juhuseid ka ei ole. Juhuseid ka ei ole, just. Et millekski sellised märgid on vajalikud ja kes märke oskab lugeda. Näiteks täna hommikul ma lugesin ka märke, et vaatasin, kas on mingeid takistusi, ütleme, siia tulekul ja hommikul üldse. Kõik okei. Ja me ei räägi takistustest, mis on nagu füüsiliselt tee peale, me räägime nagu millestki muust. Ei, ka füüsiliselt ütleme, et kas liiklus sujub, kas ma lähen kuskilgi endast välja ja sisemiselt ka, et kuidas ma tõusen, mis tunne hommikul on, et nii on jah, et kõik on millegagi seotud ja kui me kedagi näeme, siis see ei ole juhus ja ju siis sellel konkreetsel juhul pidi ka see tüdruk olid sa vajalik ja just sõprade mõttes, kui sealt midagi aranes edasi, siis see oligi eludel vajalik, sellepärast, et osad inimesed meist jäävad maha, kasvamise tempod on erinevad ja teised tulevad juurde ja tegelikult see väline peegeldus näitabki seda, et me liigume edasi. Et selles mõttes tasub selliseid asju märgata. Mul abikaasa märkab numbreid. Et kui me linnas sõidame, siis autode numbreid. No, kombinatsiooni. Ja, ta teab neid kombinatsioone ja siis tal on ka niimoodi, kas kindlustunnet tuleb sellest või? Aga kas sa oled mõelnud, ma lihtsalt jälle nagu provokatiivselt heas mõttes panen siin ka nagu vastama küsimusele, mille peale ma olen ka ise mõelnud ja inimestega arutanud, et see sama numbri näide näiteks või võtame üldse
elu juhtub või asi on mõeldud nii-öelda meie jaoks juhtuma või meiega juhtuma. Kas see võib olla ka nagu placebo efekt selle koha pealt, et see, millel on tähelepanu siis, ja fookus, siis seda me saame ka rohkem kogeda. Et kui ma näiteks lähengi täna, ma ei tea, märkan uut Porsche Taycani, mis mulle hullult meeldib ja ma hakkan seda nüüd rohkem märkama, sest ma justkui nagu nüüd olen nagu fokusseeritud selle rohkem alateadlikult. Ikka terve Feng Shui on ju selle üles ehitatud, et suunata tähelepanu mingite, ma ei tea, paigutustega, meie enda tähelepanu läheb sinna ja siis need asjad põhimõtteliselt hakkavadki juhtuma. See on ka see, kui näiteks nüüd aastavahetusel teha uue aasta, ütleme sellist soovide lubadusi. Jah, me igal aastal teeme sellised soovide energiaid, et inimesed numerdavad ära oma soovid ja siis energeetiliselt vaatame, milline soov siis tegelikult esimeseks osutub nagu energia poolest ja milline ei osutu. Päris tihti on nii, et on soovid ja siis on seal üks selline paber ka, et midagi muud. Ja siis järelikult midagi muud on inimesel nagu olulisem kui need sellised materiaalsed soovid tavaliselt. Nii et jah, see tähelepanu suunamine on ikkagi, no me ju ise kirjutame oma lugu. Ja ise oleme need autorid ja kui miski ei meeldi, me võime ära kustutada. Minevikku jätta. Aga alati ei ole väga lihtne ise kirjutada seda. Mulle vähemalt tundub, et ma mõtlen enda elu peale ka ja on situatsiooni ja hetki, kus sa tunned, et sa oled nagu tupikus ja sa ei oska nagu teadlikult seda kirjutada. No, ta justkui rullub su ees lahti. No mina olen nüüd päris kaua juba elanud ja ongi koos elusid palju olnud ja ma saan tagasi vaadata, et kui, ma ei tea, sekundi murdosa kuskilgi oleks teistmoodi olnud, siis ma ei oleks siin. Nii et kõik mingid rasked sündmused aja möödudes võivad muutuda heaks. Ja mingil momendil väga erutav sündmus ei tarvitse pärast tagasi vaadates olla üldse enam see. Nii et need märgid muutuvad ja tegelikult on hea, kui me neid märke ei pane, et kui me vaatame lihtsalt sündmusi, kui, ma ei tea, kogemust, kui, ma ei tea, millegi omandamist. Et hästi erinevalt on see, aga tasub jah, usaldada seda, et minevik peaks kuulama minevikku ja pole mõtet neid seljakotte tassida ja tähendab, kõik see, mis on olnud, seda olematuks teha ei saa. Et siin isegi konstellatsioonides, millest me siis täna hakkame rääkima, on niimoodi, et me ei muuda seda, mis on olnud. Ütleme, meil lihtsalt tekib nagu teine vaade. Me vaatame nagu vaatleja seisukohalt või uuest kohast. Aga see ongi muutus selle mõttes tegelikult? Jaa. Kui inimene nagu sellest aru saab, ütleme, seda, põhimõtteliselt me muudame natuke pilti enda sees. Ja selle just teised kohast vaatega, et kui me vaatleme teatud sündmust, siis vaatleja seisukohast või üldse nagu teise nurga alt, siis näeme teistmoodi. Ja see on uus vaade ja see ongi muutus ka siis, jah.